Eesti majandus langes teises kvartalis 3%. See tähendab, et Eesti majandus on languses olnud juba 5 kvartalit järjest ja viimati oli SKP kasv positiivne eelmise aasta esimeses kvartalis. Suuresti on majanduslanguse taga ikka hinnakasv. Juulis kasvasid hinnad aastaga 6,3%, jäädes siiski kuises võrdluses pisut madalamaks. Ja kuigi number on jätkuvalt kõrge, on see aastaga siiski märgatavalt aeglustunud. Võrdluseks möödunud aasta juulis oli inflatsioon 23,2%. Majandusekspertide sõnul oli Statistikaameti kiirhinnang ootuspärane, kuigi teises kvartalis oleks soovinud juba paremaid tulemusi näha. Kui nüüd mõelda sellele, mis majanduse nõrkust on tinginud teises kvartalis, siis ühest küljest on see Eesti tarbija, kes senimaani elab üle ostujõu kahanemist, mille tõi kaasa kiire hinnatõus ja paraku ka siis meie eksporditurud on pigem sellises kehvemapoolses seisus. LHV majandusanalüütiku Heido Vitsuri sõnul on majandusnäitajad põhjas kõikunud viimased 3 kvartalit. Praegu on langus aeglustunud. Kuivõrd nüüd hinnad enam nii kiiresti ei tõuse, siis inimesed peaksid aru saama, et olukord on natuke parem, kuivõrd palgad ka natuke kasvavad. Mitte igalühel ühtemoodi, kuid keskmine palgakasv on juba praegult inflatsiooniga enam samas suurusjärgus. Hinnad tõusid tänavu juulis aastatagusega võrreldes 6,3%. Analüütikute sõnul tõuseb toidu hind tõenäoliselt ka edaspidi, kuid eluaseme ning transpordiga seotud kulud on jõudnud oma hinna tippu. Ka nii kõrgeid energiahindu, nagu oli talvel, enam ei näe. Kui me vaatame, kuidas siis inflatsioon on arenenud kuisel baasil, siis on endiselt kuisel baasil keskmiselt see aasta hinnad tõusnud umbes 0,6% kuus, mis siis aasta baasil ongi niisugune 7% ringis inflatsioon. Kattai lisab, et Eesti hinnatase on viimase paari aasta jooksul teinud naaberriikidega võrreldes aga nii suure hüppe, et ka inflatsiooni edasisel aeglustumisel on konkurentsivõime Eesti ettevõtete nõrk koht. Ehk et isegi aeglas inflatsiooni korral on see muutunud hinnatase, millega ettevõtetel tuleb hakkama saada, et müüa välisturgudel endiselt väljakutseks. Augusti viimasel päeval avaldab Statistikaamet täpsemad majandusandmed. Kuna hinnakasv on pidurdumas, aga palgakasv jätkub, peaks majanduse olukord analüütikute hinnangul aasta teises pooles paranema.